On see aeg nädalast, kus tuleb rääkida keskkonnateemadest ja seda me ka teeme, aga tihti mu käest küsitakse, et kas meil on saade nimega Elusa elukeskkonna poole. Ja siis ma ütlen, et ei ole, see on elusama elukeskkonna poole. See on väga suur vahe. Kui sul on elus elukeskkond, see võib olla nagu veel vaevu elus, aga siis sa saad öelda, et ei, see on ikkagi elus. Aga kui sa ütled, et elusamm, siis see tähendab, et see peab olema iga päev elusam, kui ta oli eelmine päev. Nii et sa pead tegelema sellega, et regenereerida, mitte valetada. Sihime siis elusama elukeskkonna poole ka täna. Vaata, kui hea üleminek kohe. Sihid, metsasihid, metsateemad. Jaa, lähme kohe metsa juurde. Miks me varasemalt ei ole siin meie suurepärases saates rääkinud, eriti metsateemadest, on, ma arvan, sellepärast, et kumbki meist ei ole metsanduse doktorikraadiga 3-kordne professor ja tänapäeval, kui vaadata meediasse, siis alla selle, kui sa võtad sõna metsateemadel, siis sind tapetakse maha nende inimeste poolt, keda sa adresseerid võib-olla. Et siis peab kohe alati ütlema, et ei, tõesti, ma ei ole 20 aastat elanud oma metsa sees ja kasvanud koos puudega, mis on justkui eeldus. Aga samas on mingid suured protsessid, mis on võib-olla ühiskondlikul tasandil ja mida me võime kommenteerida, sest me oleme ka ühiskonna liikmed ja näeme seda kõike, mis siin toimub ja tunneme ka Eesti riigi ja rahva ja looduse ees mingit vastutust ja siis sellest lähtuvalt võime arvata midagi. Ja üks uudis, mis tuli, see vist ei olnud siin natuke üle nädala tagasi, oli rahvusvahelistelt keskkonnaorganisatsioonidelt, kes siis taunivad seda, mis Eestis on juhtunud. Et Eestis on niisugune metsakogu, mis peaks paika panema järgmise metsanduse arengukava. Seda on kõvasti uuritud ja arutatud ja koos käidud ja on tellitud analüüsi, et milline siis on kõige parem variant Eestile. Selle analüüsi tegi SEI Tallinn ja selle analüüsiga läks nii halvasti, et see sai valmis. See ütles, et näete, et see stsenaarium on siin parim ja siis ministeerium ütles, et ei, see meile ei kõlba, sest see on liiga keskkonna ja kliima teemaline või nagu pöörab tähelepanu nendele asjadele, seega see ei kõlba. Karu ja hunt ja mis need arengukavade nimed olid, isegi mingi hetk meedias, ka televisioonimeedias esitleti kui täitsa võimalikke võimalusi metsanduse tuleviku raamistikeks Eestis. Päris palju tekitas segadust, et kui nagu tehtud sai, sellest juba räägitakse ja siis mingil põhjusel see nagu kukkus ära. Ja samas... Väga konkreetsel põhjusel kukkus ära. Okei, väga konkreetsel põhjusel. Nagu seda enam, et need konkreetsed põhjused on ju väga reaalsed. Kliima ja elurikkus. Et kas... Keskkonnaministeeriumile ei sobi kliima ja elurikkuse teemalised asjad, selgelt. See on nagu 2 põhiteemat, mis on nagu eelduseks, et ka inimesed saaksid planeedil jätkuda ja mingisugune tasakaal säiliks siin aineringluses ja kliimaringluses ja nii edasi. Siis tekib nagu suur küsimus, et kui need 2 asja Keskkonnaministeeriumi prioriteedid ei ole, kas siis metsanduse arengukavaga või laiemaltki, siis nagu, mis asi see Keskkonnaministeerium enam on, nagu mida nad majandavad või nagu mis selle eesmärk on? Et sa mainisid seda võlusõna siin, milleks on tasakaal ja nagu sellise ökoloogilise lähenemise vastased ütlevad, et ja tulebki leida tasakaalu, aga tasakaal peab olema siis nagu keskkonna, majanduse ja sotsiaalsfääri vahel ja minu arust teil hiljuti oli see kliimaseminar Lilian Pungasega, kes näitas ilusti ära, et tihti raamistatakse seda niimoodi, et meil on niisugune maja, millel on 3 sammast, on keskkond ja majandus ja on ühiskond ja et seal peab olema tasakaal. Aga mida nagu võib-olla vihjatakse tegelikult on see, et me võime ühe samba ära võtta ja maja ikka püsib. Et võtame keskkonna ära, et sellele pöörame vähe tähelepanu, et ikka kõik muu nagu töötab edasi. Kuigi õigem pilt on see, et et sul on nagu üks suur mull, mis on keskkond, selle sees on mull ühiskond
ja selle sees, ühiskonna sees kuskil on väike majandus ka, mis aitab natukene paremini ühiskonnaelu korraldada. Et meil on tagurpidi kuidagi need mullid läinud. Et meil on see planeet Maa, eks ju, see on kinnine süsteem, see on nagu meie elukeskkond ja seal peal elavad ka inimesed, muuhulgas teiste loomade kõrval. Ja siis tekib see inimühiskond, inimkultuur, kümnete tuhandete aastatega, mis ta tekkinud on. Ja vahetatakse ka parasjagu erinevaid loodusressursse inimeste vahel, et inimesed oma elu elaks, süüa saaks ja... Sellepärast sa ei saagi poliitikuks, sest sa räägid liiga selget juttu. Et ma mäletan, kui see metsanduse arengukava algas, siis tehti ka neid stsenaariumeid, erinevaid 4 tükki ja neil olid nagu sellised üsna kirjeldavad nimed olid, et oli ökomets, mille peale ma naersin, mis kuradi asi see on mets lihtsalt. Mis kuradi ökomets, see mets. Ja siis oli üks stsenaarium, teine äärmus oli nagu selline majandusmets, kus nagu puu on lihtsalt üks palk, et metsas kasvab palk ja siis palk tuleb ära tuua kiiresti. Ja siis mingil hetkel see nagu transformeerus niimoodi, et meil oli ilves, karu, rebane ja hunt vist. Ehk siis tavainimesel pole õrna aimugi, nagu millest üldse jutt käib. Et oota, aga kõik on ju head loomad. Jaa, aga üks loom lubab sul raiuda terve Eesti maha ja teine loom ütleb, et kuulge, äkki ei peaks. Aga see, et tehti siuke nüke lihtsalt, see on siuke pesuehtne, sihilik eksitamine, et mitte keegi mitte muffi karu ei saaks. Ja siis saab salaja niimoodi hopsti ära teha, et see soorebane tegelikult ikkagi tuli number 9 ja siis teen nüüd harvesterid peale, sest kava ütleb ja kõik olid nõus. Võib-olla on tõesti see kellegi positiivne vaimu sünnitis, et neid nimedega häid asju iseloomustada, inimestele selgemaks teha, millega tegu on. Kuigi selgust, eks ju, väga nagu ei loo. Mis viibki võib-olla selle teise artiklini, mis vaatab rohkem seda riigi poolt seal või mida riik lubab praegu juhtuda ja kuidas see varsti hakkab väga valusalt nagu kätte maksma, mitte ainult ökoloogilises mõttes, vaid ka puht rahalises mõttes on väiksed trafikesed juba rullumas meie poole, kirjutas Teet Randma, kes on Eesti Rohelise Liikumise Tallinna osakonna juhataja. Igivana teema midagi on see, et kas siis mets seob rohkem süsihappegaasi siis, kui ta on selline väike poolemeetrine või 5-meetrine või selline elujärgu alguses kuni 10-aastane. Või kas ta seob rohkem süsinikku õhust siis, kui ta on 100-aastane või 60-aastane või isegi 200-aastane, kui mõnede mändide puhul Eestis. Ja Teet toob siis väga selgelt minu jaoks võrdlemisi veenvaid argumente, et ikka see vanem mets, et see kasvatab oma massi kiiremini ja see seob süsinikku kiiremini. Mis iseenesest tundub ju loogiline selles mõttes, et vana mets nagu tal on rohkem oksi, rohkem lehti, tal on nagu üks aastaring nagu see, ma ei tea, 60 centimeetrit, 50 centimeetrit diameetrit, et see ring on nii suur, mis tal üks kiht sinna peale tuleb, eks. Aga kui me võtame väikse sellise halukese või vähe jämedama, siis see ring, mis sinna peale tuleb, on palju väiksem, nagu kohati isegi kordades. Mulle meeldis sealt artiklist oli see, et Teet tõi välja nagu selle, et miks mingid uuringud võivad näidata, et noored vitsad on kõige paremad, on see, et nad ei vaata isegi vanu metsasid, nad vaatavadki paarikümne aasta vanust metsa ja ütlevad, et oi, et see on väga halb, aga Teet tõi näiteid seal, kus võrreldi mingi 200 aasta vanust metsa ja siis mingit noorendikku, et selged vahed on ja lisaks sellele võradele ja lehtedele on muidugi ka see kõik, mis mullas toimub. Kui ikka lageraie peale tuleb, siis see läheb mitu aastat, mille käigus siis mullast süsinikku veel eraldub lisaks, sellepärast, et seal puid ega peal ei ole, sellepärast, et sealne nagu ökosüsteem hävib ja moondub. Kusjuures neid uuringuid on nii palju erinevaid. Mul praegu tuli pähe isegi Keskkonnaministeeriumi enda mingi dokument, kus on näidatud, et praegu see metsanduspoliitika jätkudes aastal 2034 on metsandussektor mitte süsiniku siduja, vaid heitja. Nii et kuidas see saab olla loogiline, kui
mingisugune lobi räägib seda, kuidas need väiksed vitsad nagu tohutult süsinikku seovad. Et seal on mingisugune vastuolu. Iga justkui argumendiga peab teinekord vaatama, et kellele see kasu toob või millele see kasu toob. Sellega seoses ongi jälle veel üks tore punkt Teedu artiklist oli see, et ta mitte ainult ei ütle, et raie tuleks seisma panna, vaid ta ka toob välja, et kuidas see saab olla nagu omamoodi sissetulekuallikas või kasuallikas, et kuna me näeme, et seda nagu mis on siis ökoteenused, mis need on? Ökosüsteemi teenused on. Jah, ökosüsteemi teenused on ilgelt vajalikud praegu, et siis selle pealt saaks täitsa vabalt ka nagu riik oma sissetuleku teenida, et see on keskkonnale hea. Inimesed peavad metsa hoidma, mitte raiuma ja see oleks täiesti uus mudel, mida mujal maailma ka nagu viia. Ei, selles mõttes on midagi huvitav küsimus, et kuidas metsa raiumine siin samas riigis kasutades justkui heidab süsinikku seaduse järgi ja kui me selle Taani või Hollandi viime, siis järsku nipsut see süsinik kaob ära. Kuidas see nii on saanud? Ega meie ei tea, meie seadusloome juures ei olnud, aga kas ilmselge on see, et see ei ole nagu päris maailmaga kooskõlas, see ei lähtu nagu sellest tegelikkusest, mis meid ümbritseb. Puitu põletad, siis kadossab ilmselgelt, eks. Aga noh, senikaua, kui justkui selline seadus on majanduslik initsiatiiv, igati mõistlik, et raiuda 10 miljonit tihu aastas või 12 või äkki 12,5 isegi nagu üle-eelmine aasta. Põhjendus on see, et me peame seda tegema, sest muidu me ei ole konkurentsivõimelised, aga peaks muutma seda, mille poole me konkureerime. Et kui me konkureeriks selles, et olla kõige nagu pikas plaanis jätkusuutlikum riik, siis meie konkurentsivõime iga päev väheneb iga lagedaks raiutud hektariga ja seda tõi Teet välja ka nagu rahalises plaanis seal, et kui palju see miinus tekitab Eestile ja võib-olla peaks vaatama teistpidi hoopis kogu seda asja. Positiivne sõnum. Jah, mis on see hea, mida me selle läbi hoopis luua saame. Heast ja halvast edasi. Annela Anger-Kraavi kirjutas Postimehes lühikese analüüsi koroonakriisi kliimamõjude kohta, mis on pandeemias koroonakriisile positiivset, mis negatiivset. Positiivsena tõi ta ühe väga lihtsa asja välja näiteks. Toimunud on mõningane transpordi ja elektritarbimise vähenemine. Inimesed sõidavad vähem, tööstused töötavad vähem ja järsku on ka vähem tarvis energiat tarbida, mis iseenesest täiesti positiivne. Muidugi, mis ta ka välja toob, et selle, ei tea täpselt see nüüd, kus oli, aga põhimõtteliselt, et selle väikese languse me suudame paari aastaga tasa teha. Ma lugesin seda artiklit ja ma olin hästi segaduses kogu aeg, et kas nagu midagi läks sassi, mida läks valesti, mingi positiivne ja negatiivne sõna läksid vahetusse või kuidas see on, et siin, mis on positiivsena toodud, ongi see, et üks positiivne aspekt olevat see, et nüüd me näeme, et iga üksik indiviid suudab midagi teha, et see asi muutuks. No ei, see oli ikkagi suht ülevalt alla riiklik nagu korraldus, et püsi kodus, et inimesed üksi ei otsustanud, et mingid ema täna ei lähe mitte kuhugi ja ei tarbi nii palju. Et see oli ikkagi ülevalt alla otsus. Ja siis oli negatiivse poole pealt on jah see, et välja on toodud, et negatiivne on see, et koroonakriisiga kaasnes majanduslangus. Kui samal ajal öelda, et tarbimine väheneb, et see on hea, aga majandus langeb, see on halb, siis need asjad on põhimõtteliselt üks ja sama. Kõige nagu selgemalt ta toobki välja selle vastuolu, et ühelt poolt on nagu positiivne, et me vähem tarbime ja teiselt poolt on see väga, väga halb. Sellepärast, et majandus ju kannatab. See seob kokku selle eelmise metsateemaga, kus vaadatakse ainult hästi lühiajalist nagu efekti ja öeldakse, et näed 10 aasta plaanis vitsad on väga head. Et siin ka samamoodi, et siin oli üks negatiivne mõju, mis oli välja toodud.
ta oleks võinud tuua ükskõik mis mõjusid, aga on välja toodud, et negatiivne on see, et palju toitu ja õlut läks raisku. Jah, lühiajaliselt muidugi läks, aga kui me ei suuda tagasi ronida sinna varasemale tarbimistasemele ja jääme nagu kuidagi mõistlikumaks, siis pikas plaanis on tohutult säästetud. Kodus istumine justkui osalt andis võimaluse sellest tarbija rollist natukene eemalduda. Link, mis kattub eelmisega, aga minu meelest, mulle isiklikult saan rääkida oma kogemusest ainult, mulle meeldis palju rohkem on Margot Roose siukene arvamuslugu pealkirjaga, et ei lase viiruse varjus kliimaeesmärke kaaperdada. Ja minu arust siin oli väga hästi välja toodud see väga positiivne külg, mis on see, et see pandeemia on tõestanud, et riikidel on võime vajadusel maailm seisma panna ja see näitab, et kõik põhjendused kliimategevuste pidurdamiseks on vaid vabandused. Et see, et me ei saa või me ei suuda või Eesti ei mängi mingit rolli suurel plaanil, et see on lihtsalt vabandused ja valetamine. Et me näeme, et kui tahame, siis saame, kui tahame, oleme väga eesrindlikud ja suudame neid asju teha ja see on võimalik. Lihtsalt hetkel need, kes on seal nupu juures, ütlevad mingid ei taha. Ei, sellega ei ole kiiret kuhugi, meil on sajandi lõpuni veel aega. Minu jaoks on uus siukene mõtteharjutus, mida alati teha, et kui keegi räägib, kui selle kliimakriisist ei ole võimalik nagu midagi teha, siis ma ütlen, okei, aga meil oli siin koroonakriis hiljuti, et miks te siis ei rääkinud, et piiride sulgemine on liiga kallis, et olge mõistlikud, et hiinlased peavad ikka tulema meile külla ja värki-särki ja natuke seda juttu oli ka, et las need võrkpallivõistlused toimuvad ja nii edasi. Aga enamasti mitte, et saate aru, et see on asi, mis mõjutab meid rängalt, seega me peaks tegutsema. Või mis siin veel on need kliimategevuse vastuargumendid on, et Eesti on liiga väike, et meist ei sõltu midagi. Aga miks me siis piirid kinni panime? Suva ju, Eesti oleks võinud ju olla vabalt mingi epitsenter, et meist ju ei sõltu midagi. Keegi ei vaata meie poole, keegi ei tea meist midagi. Väga hea ülevaade justkui sellest, missuguse mõtlemisega on katsutud kliimakriisi lahendada 50 aastat või kas saab öelda lahendada ja see ei ole toiminud. Isiklik arvamus muidugi ma ei saa öelda, et nii on. Igal juhul Mihkel Nestor kirjutab, et helge tulevik on võimalik vaid majanduskasvuga. SEB majandusanalüütik. Ja põhimõtteliselt millest ta räägib, et palju on viimasel ajal juttu olnud inimestest, kes ütlevad, et me peaks ikka kasvu pidurdama ja industriaalühiskonna võib-olla natukene ümber tegema ja selle läbi saab rohelise ühiskonna poole liikuda. Pisendab natukene sedasi mõtlejaid ja toob välja, et SKT, et see tähendab lihtsalt meie kogu kõigi tegemisi, et see ei pea ju üldse olema mingisugune füüsiline toodang, et see võib olla IT või see võib olla haridus ja see võib olla ka roheline majanduskasv, eks, et päikesepaneelid on ka osa majandusest, mis võiks kasvada. Ma päris hästi aru ei saanudki, et miks see kasv otseselt vajalik on või kust ta seda kasvu põhjust näeb, et me ei või sellest loobuda. Ja ma lugesin seda. See oli hea lühikene ja absoluutselt mitte viidatud ühelegi väitele, et see oli ka tema arvamus lihtsalt vist. Aga see, mis sa just mainisid, et SKT ju näitab seda, mis me kõik lihtsalt iga päev teeme. Jällegi tuleme tagasi selle tasaarengu loenguni, mis kliimanoortel toimus. See oli väga selgelt välja toodud, et ega ikka ei näita küll, et väga palju siukest üksteise eest hoolitsemise tööd või oma pere eest hoolitsemise tööd on täiesti tasustamata, täiesti väljaspool seda radarit. Ja nüüd ma hakkasin mõtlema just praegu, et
et selle koroonakriisi ajal inimesed olid erakordselt helded ja hoolitsesid üksteise eest ja panid nagu vastastikuse abi erinevad võrgustike püsti, eks ole. Ja mida majandus tegi? Kukkus kolinal. Ühesõnaga võiks öelda, et paljude inimeste jaoks oli väga huvitav ja tore periood leida kogukond ja abistavad inimesed enda ümber. Ja majandus ütles, et okei, mida te teete, te aitate üksteist niisama või? Lõpetage kohe ära ja minge tagasi tööle. Et ma kunagi rääkisin mitu saadet tagasi, et see clash tuleb, on, et see on üks osapool, kes ütleb, et ärme lähe tagasi normaalsusesse, sest see ei töötanud, on ju paljude jaoks. Ja teine koolkond, kes tuleb, noh, nad on palju kõrgemal, sest nende kontorid on kõrgemal, ütlevad, et ei, rahu, unustage ära, mis just toimus, et see oli, seda ei olnud ja kõik läheb edasi ja majanduskasv on see, mis aitab meid majanduskasvu probleeme lahendada. Mõtlen tagasi selle nagu majanduskasvu vajaduse peale või et mis siis nagu panustab majanduskasvu või mitte. Noh, kui me mõtleme nagu seda, et meil on kasvu vaja, siis meil on siin oma koduküla siin, kus ma nüüd maal elan, siin külas äkki on 20 pere umbes. Ja meil on näiteks, teeme praegu remonti, meil on nagu hunnik tööriistu, mida me kasutame võib-olla remondi ajal kuu aega, aasta jooksul võib-olla mõned päevad. Vabalt võiks me terve nagu külaga läbi rääkida, et okei, nagu need akutrellid, need sõrkkangid, mis me siin kasutame. Naabrimees nagu tead, et sa võid nagu tulla minu juurde, mõtle see ja seda kasutad siis, kui sul nagu vaja seda on. Meil ei ole vaja nagu igal ühel oma sõrkkangi parasjagu, et äkki mul tuleb isu minna nael kangutama, eks. Aga kui seda sõrkkangi on 1, mitte 20, siis majandus ei kasva, eks. Ta kasvab ainult selle ühe sõrkkangi jagu. On oht, et kogukond kasvab. Jah, üksteise aitamine kasvab. Et selles mõttes ka seal, eks ju, 19 sõrkkangi jagu ressurssi jääb maapõue, üks sõrkkang kulub muidugi rohkem, kas ta nüüd 20 korda kiiremini katki, selle pärast läheb ma hästi, tahaks uskuda. Aga see on selline laiem arutelu, mille jaoks on vaja eraldi mingi konverentsi korraldada, et mis siis on see hea elu või hea olu või kuidas Mihkel seda pani oma artiklis, ma ei tea, see küllus, et kas see on see, et sul on võimalikult palju asju endal kuskil kuuris või see, et sul on võimalikult lai ja usaldusväärne võrgustik, mille kaudu sa tead, et sa oled alati nagu kellegi käest saad abi ja kui vaja, teete ise mingeid asju. Et mina olen ehitanud siin oma külas hobiprojektina erinevaid aedasid, mida mul on vaja ehitada ja ma olen püüdnud seda teha võimalikult nagu majanduse kaugelt ja siiamaani on hästi õnnestunud. Et see on võimalik, see lihtsalt nõuab rohkem osavust, käeosavust ja see ongi kõik. Jah, me võib-olla hakkame ka täiesti naeltate komposti kasti varsti ehitama. Vaatame, mis välja tuleb. Loen ühe lause veel ette, mis väga mu südant puudutas. Nii on maailmas populaarsus kogumas termin peak stuff, millega väljendatakse ennekõike jõukamate riikide elanike äratundmisel ilmest, et neil on materiaalselt eluks kõik vajalik olemas, kuid kiputakse unustama, et uue auto asemel Netflixi uuest sarjast või ise tehtud karulaugu pestust tunnistamiseks peab ühiskond olema selle kirutud majanduskasvu abil jõudnud väga kõrge SKT tasemele. Sa hakkadki rääkima sellist juttu, kui sa oled saanud oma koolituse siukses neoklassikalises majandusmudelis, mis ütleb, et ainus viis, kuidas midagi saavutada on see, kui kõike teeb keegi teine, et sa ise ei oska mitte midagi, oled siuke abitu ja siis ostad kellegi teiselt ja mille eest sa ostad, no selle eest, et sa teed ise kellegi teisele asja. Aga ma arvan, et enne kui tekkisid kõik Selverid ja Rimid, siis siuke ise tehtud pesto oligi see standard nagu, tegidki ise neid asju ja see oli puhas, see teadsid, kus see tuleb. Said usaldada seda kogu tarneahelat, et see on nagu mingisugune aru saada, miks seda tehakse, sest siis on võimalikult palju võimalik majandus kasvatada, mis on täiesti jagur eesmärk iseenesest, see ei ole alati olnud nii, see on viimased 50-60 aastat olnud nagu teemas, et majandus peab kasvatama, aga inimeste nagu toimetulekuvõime kasvatamine oleks palju ägedam eesmärk näiteks. Et me oleksime säilenõtked, eriti olukorras, kus tänapäeval
mulle meeldis hiljuti oli minu hea sõber John Doyle oli ka ühes videos, kus ta ütles ka, ta on siis töötab Euroopa Komisjonis foresighti ehk tuleviku vaatamise töögrupis. Ja ta ütles ka, et me oleme olukorras, kus asjad hakkavad lihtsalt juhtuma ja seda ei määra kellegi sõnad või unistused või mõtted, need asjad lihtsalt juhtuvad. Koroona on siin hea näide, kuidas asjad lihtsalt juhtusid ja need jätkavad juhtumist, et me ei ole seda probleemi lahendanud kuidagi, me lihtsalt hoidsime nii kaua eemale, et see asi praegu ei levi, aga nüüd me tuleme uuesti kokku, siis hakkab jälle levima. Et asjad lihtsalt juhtuvad, inimesed võivad arvata, mis nad tahavad, aga sellest hoolimata asjad juhtuvad ja tark oleks nendeks ette valmistada. Näiteks kohaliku karu nagu pestoga või? Absoluutselt. Kuna me ei ole ka majanduseksperdid keegi siin, siis mina ikkagi üritan harida ennast targemate inimeste juttu kuulates ja ma käisin siuksel seminaril, mida korraldas Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, lühend EBRD. Ja neil oli siukene kelmika pealkirjaga webinar, et Future of Capitalism. Ma mõtlesin, et väga tore, tahan siis teada, mis see tulevik on. Ja see oli väga huvitav, nagu minu üllatuseks olid väga ausad panelistid seal. Mis asi on Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank? Mida nad? See on hea küsimus. See on üks nendest asutustest, millega ka Eesti Roheline Liikumine, mida me jälgime, sest me oleme osa sellisest organisatsioonist nagu Bankwatch, mis vaatab just avalikke pankasid ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank on tegelikult Euroopa avalik pank, mis Euroopa maksumaksjate raha siia-sinna investeerib ja eelkõige just arenguprojektideks ja rekonstruktsiooniprojektideks. Ühesõnaga, et vaatab pigem arengumaade poole või siukeste kehvemal järjel riikide poole ja annab neile laene, et teha nii häid kui halbu projekte, et sinna täna ei lähe. Aga ühesõnaga vägagi nagu oluline institutsioon. Ja mis ma sealt webinarist endale kõrva taha panin, oli näiteks see, et see, mis me praegu näeme selle majanduskriisi osas, on alles nagu algus. Et me oleme võib-olla esimese viiendiku peal või nagu 20%, nagu te ütlesid. Et tuleb veel, tuleb kõvasti veel. Aga samas on nagu huvitav aeg, kus võiks palju eksperimenteerida, et on näha, et need vanad mudelid kogu aeg viivad nagu mingi kriisini, et prooviks midagi muud ja prooviks erinevaid asju vaata, mis sealt nagu välja koorub. Veel näiteks ka see, et noh, kui me enne juba rääkisime SEB analüütikutest, et need, kes on tipus, on tegelikult tavaelus kõige rohkem võõrdunud ja teavad nagu olukorrast, nagu reaalsest olukorrast kõige vähem, sest nad vaatavadki oma Exceleid ja üritavad selle pealt nagu mingit loogikat luua, aga nad ei adu, mis toimub nagu korruseid allpool maapinnal. Vaatan üht teadlast ütlemas, et inimese perspektiiv sõltub tihti sellest, nagu missugused probleemid on need, mida ta parasjagu lahendab. Et kui poliitik lahendabki seda probleemi, et kuidas tema saab neist tagasi valituks, kui samal ajal, kui teadlane lahendab mingit kitsat probleemi, et kuidas siin valdkonnas see üks konkreetne ussikene oma keskkonnaga suhestub, siis ja tavainimesel on oma nagu eluprobleemid, et kõigil on nagu seal oma perspektiiv ja nagu ettevõtja ka, kes justkui võib-olla tahaks keskkonda kaitsta, tal on ka nagu see probleem, et aga me peame ju kasumit teenima ka, et nagu see peab alati meie nagu kohas olema. Aga see toodigi välja sealt, et on aeg, et meil oleks firmad, millel on ka muu eesmärk kui kasumit teenida. Et on näha, et see on nagu et see ei lähe enam rahvale peale. On ettevõtteid, kellel on missioon, eks, nagu Elon Musk Teslagi tahab nagu lahedat sõidukogemust elektriautoga pakkuda ja SpaceXiga lähevad kosmosesse Marsi avastama. Väga ambitsioonikas missioon. Inimest nagu mitme planeedi nagu liigiks teha ja kujutan ette, et Eesti Energial on oma missioon, mis on nagu kasumi teenimise kõrval, et rohepööre ära teha näiteks, oletame. Aga nagu ometigi see missioon peab kuidagi olema nagu raha teenimisega seotud ja nad peavad nagu midagi müüma, mida on siin vähe.
et kas see saab üldse nagu olla päriselt mingi muu missioon, kui nagu kasumit teenida või nagu kuidas võiks välja näha üks ettevõte, kellel on missioon, aga sealhulgas juures teenib ka kasumit? Ma arvan, et selle asja nimi on sotsiaalne ettevõtlus, kus sa oledki MTÜ-d, on ju, mis on mittetulundusühingud, mille eesmärk on midagi muud, et seadusega ei tohigi olla selle eesmärk tulu teenimine. See võib olla üks kõrvalsaadus seal, et ma ei tea, Eesti Roheline Liikumine hakkab müüma, kunagi näiteks Eesti Roheline Liikumine alustas esimesena Eestis kangaskottide müümisega, et seda asja lihtsalt rohkem inimestele kohale tuua. Ja sealt kindlasti tuli ka mingisugune väike tulu, ma ei tea, ma olen kuulnud, et see projekt oli, aga see on meie põhimissioon on teadvustada inimestele keskkonna käitumist. Võib-olla praegu just ongi parim aeg MTÜ-studa ja sotsiaalset ettevõtlusega alustada, et kes tööta jääb või võib leida oma nagu kutsumuse millegi uuel, millegagi, kus ta saab nagu piltlikult öeldes oma südamega ka panustada või sellega, et ta annab mingisugust tähendust midagi. See on see, kuidas mõnikord inimesed jõuavad Eesti Rohelise Liikumiseni, et nad kirjutavad, ütlevad, et ma tahaks teha tööd, aga ma ei tahaks teha sellist tööd, mis hävitab maailma. Kas teil on midagi pakkuda? Ja siis heal juhul meil on. Ja see on inimese jaoks palju suurem tasu kui see, et ta kuskil võiks saada 4 korda rohkem palka, aga ta teab, nagu, mis selle palga hind on või nagu, mille eest või mida ta on nagu maha pidanud müüma oma hinges selle nimel, et seda suuremat raha teenida. Ja sa võid muidugi öelda, et jaa, aga ma selle rahaga teen ju midagi jube head. Võib-olla teed, võib-olla ei tee, võib-olla sa tegid selle raha teenimisel rohkem kahju, kui sa suudad pärast tagasi teha. Kas Karu oli see kõige keskkonnasõbralikum arengukava? Mul pole õrna aimugi, mis oligi nende eesmärk. Okei. Käisin mõned päevad tagasi metsas ja nägin sihi peal karu jälge. Tekitas väga hea tunde, sest selle poole, et me rohkem justkui loomi suudaks näha, märgata nende loomulikus keskkonnas. Selle poole me ka Elusama elu keskkonnaga podcasti ja tegemistega ka sihime. Et sihime ja tegutseme. Minu kultuurisoovitus on ka võib-olla nagu minna loodusesse, sest ma olen paar viimast õhtut teinud siin niisugust käsitöö aeda ehitanud metsaservas ja seal on üks ööbik, kes laulab mulle iga õhtu. Ja see on täiega mõnus, ma juba ootan, et täna saaks ka minna. Aia ehitus on raske, aga see ööbiku laul on lihtsalt nii mõnus, et tõmbab tagasi. Kui kellelgi vähegi on võimalik, siis leidke siuke koht endale. Kevad on linnulaulu kuulamiseks parim aeg. Jah, ja siis tehke see koht ilusamaks.